Kas abielu peaks olema mehe ja naise vaheline? Riho Tervasaar pigem jah. Kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Riho Tervasaar ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Riho Tervasaar ei. Ja ma ei tea, miks ta arvab ei, aga ju siis on tal mingi põhjus selleks, et see on nüüd selline esimene konservatiiv meil, kes siin ei ole nagu suurelt selle vastu, aga olgu, edasi. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Ta arvab jah. Kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja lastest kasvatamisest ettepoole? Ja siin vastab kindral jah ja siin vastab, et see on, ta arvab õige, et ta seab karjääri üle, siin ta ei ole niivõrd konservatiivne, aga las ta olla siis, nii. Parem ja vasakpoolsed on siis, kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Kas ettevõtted peaksid? Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? No väga parempoolne nägemus, ta vastab ei. Ja kas riiklik alampalk on vajalik? Siin ta vastab pigem jah, ikkagi kristlik vaade, eks ole. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? No siin ta arvab jah, selles suhtes ta läheb natuke vastuolu kristlike vaadetega, kuna loodus on Jumala loodu ning me ei peaks seda rikkuma. Kuulakime esimest episoodi, miks me nii arvame. Et aga ma lisan ennem, kui me lähme Jüri Ratase juurde, et oli kaks asja veel, kas riigile kuuluvaid asju peaks erastama, siin ta arvab ei, ta on nagu vasakpoolne selle vaate koha pealt ja kas inimesed peaksid ise hakkama saama oma pensioni eest vastutama, siis ta vastas jah, et see on ka selline parempoolne vaade.